Tere! Täna ma räägin ärevuse sümptomitest. Ja ma nimetan kõik sümptomid, mida mina isiklikult kogesin ja mida täna minu kliendid on kogenud. Sellised põhilised ärevusega kaasnevad sümptomid on valu rindkeres, siis siin vasakul pool roiete vahel, hästi terav valu, sisse hingates terav valu ja üleüldiselt selline nagu pisteline tuim valu. Hästi sage on tükitunne kurgus, et sa neelatad ja kogu aeg on selline nagu mingi tükk kurgus, mida sa tahaksid justkui alla neelata või välja köhida ja see ei lähe ei edasi ega tagasi. Ehk siis on püsivalt see tükitunne ja aeg-ajalt see tükitunne annab ennast rohkem märku. Ta on nagu rohkem esile kerkinud, rohkem tuntav ja siis mõnel teisel momendil, kui sa oled rohkem rahunenud, siis ta on justkui nagu ka kuskile taandunud, nagu allapoole kuidagi vajunud. Ja siis, kui jälle tekib mingisugune selline nagu natukene nagu ärevam moment või selline muretsev moment, siis taaskord tekib see tükitunne kurgus jälle esile. Siis ka refluks ehk siis selline pidev köhatamine. Selline pidev köhatamine. Täna ravitakse refluksi ravimitega, aga tegelikult refluks on lihtsalt üks stressihaigus. Ja kui sa saad maal stressi nulli, siis kaob ka refluks. Nii et veel mitmeid sümptomeid nagu tasakaaluhäire. Hästi tihti inimesed kogevad seda, et mul on kiire tööpäev, ma jooksen sinna-tänna ja siis, kui ühel hetkel tekib selline nagu niisugune nagu ootemoment või rahunemise moment või selline nagu, et puhkehetk, et nüüd pärast tormamist ma saan justkui puhata, siis tekib selline pearinglus või selline tasakaaluhäire. Ja see tasakaaluhäire võib väga tihti esineda ka avalikes kohtades, näiteks nagu kauplustes, suurtes kaubamajades, eskalaatoriga ülesse sõites, avarates fuajeedes, arsti ootesaalides, kus on siis just selline nagu vaikuse hetk ja ootehetk ja kuidas see tasakaaluhäire nagu endast märku annab, on see, et miski justkui tõmbab sind nagu hetkeks nagu tahapoole, et sa tahaksid justkui nagu selili kukkuda, aga sa tead, et sa ei kuku, aga mingil hetkel nagu see tasakaalumoment tekib selliselt, et justkui kukuks selili. Et siis tasakaal justkui kaoks siit kuklast ära. Käib pearinglus, selline hetkeks selline nagu hetkeks justkui selline nagu kerge minestushoog või selline nagu hästi kerge siukene, et niisugune tasakaalu ja pearingluse moment korraga. Siis söögisulangus, suukuivus, pidev urineerimine, pidev tualetis käimine, et käisid 10 minutit tualetis, 10 minutit tagasi tualetis ja juba tunned, et jälle on vaja minna. Et selline pidev vajadus tualetis käia. Käed külmetavad ja higistavad, siis jalad külmetavad ja higistavad, kaenlaalused higistavad, kuigi ei ole ei külm ega palav, aga käed ja jalad külmetavad ja kaenlaalused higistavad. Siis kuklavalu, selline kukla peavalu ja meelekoha või siis sellise otsmiku peavalu, nina kinnisus. Et tahaks kogu aeg nagu nina tühjaks nuusata või tahaks nagu sisse hingata, aga nina on pidevalt nagu kinni. Siis kõrvad lähevad lukku, et neelatad
plõks, kõrvad lähevad lukku ja on nagu selline tinnitus ehk siis nagu vilistamine kõrvades, siukene nagu vilin kõrvades. nii et pidev peavalu ja selline tinnituse tunne, et nagu kogu aeg on mingi vilin peas. Siis mida kliendid on veel öelnud, et mis neil on nagu need sümptomid tekkinud siis pärast paanikahoogu või ärevust, sellised kehakuumused. Mina sain rabanduse, siis mul oli kogu aeg selline aju nagu seest kogu aeg nagu kuumas. Ma tundsin, kuidas mul on nagu ühel hetkel nagu pool pead on hästi külm. Ma tunnen, kuidas mul on siit nagu külma tunne ja siis järgmine moment on see, kuidas mul aju seest kuumab. Et siis selline pidev hirm, et äkki ma saan insuldi, äkki ma saan infarkti. Kui on valud rindkeres, siis eriti meeste puhul, et äkki ma saan infarkti, äkki mul jääb süda seisma, äkki mul on südamel midagi viga. Ja siis käiakse arstide juures ja kõik analüüsid on korras ja mitte midagi tegelikult viga ei ole. Ja selle peavaluga, et kui on hästi sellised teravad peavalud, migreenihood, põhiline ka migreenihood, hästi tugevad peavalud, siis on jälle see hirm, et äkki ma saan insuldi, äkki mul veresoon lõhkeb peas. Et ja pidevalt sellised valuaistingud siis tekitavad sellised hirmed, et äkki mul on midagi viga ja arstid ei leia, et mis mul viga on ja et mis minust saab, et kas ma hakkan surema või on mul mingi haigus, mida arstid ei leia. Et mis siis tegelikult kehas toimub?